Hei noor! Praegu on 4. juuni ja käimas on Euroopa Parlamendi valimised ja kui sa veedad vähegi aega internetis ja kui sa juhuslikult vaatad YouTube'i lühivideosid, mis on minu viimase aja halb harjumus, siis sa oled ehk näinud reklaami Frans Malmsteniga, kes kutsub noori üles hääletama Euroopa Parlamendi valimistel. Ma ei tea, miks YouTube mulle seda reklaami kogu aeg ette mängib, sest ma olen 34 ja nii väga, kui ma ka olen hingelt 17, siis ma ei usu, et ma olen objektiivselt enam kategoorias noor, aga okei, see selleks, see Frans Malmsteni reklaam ajas mind nii närvi, et kohe eile 3. juunil, kui oli võimalus anda oma hääl, siis ma seda ka tegin, mis tähendab, et tegelikult nii tüütu, kui see reklaam ka ei olnud, siis tuleb välja, et see mõjus. Ja ma ei tea miks, aga kuidagi eriti kütkestavalt mõjus, kui Malmsten kehastus Aalikaks. Neid reklaame on olnud siin teisigi, aga ma pean ütlema, et see üldine valimistele üles kutsuv reklaam on nendest kõige silmapaistvam ja kõige parem olnud, kõige kvaliteetsem, sest mõned need teised reklaamid on olnud ikka, okei, esiteks. Ma telekat ei vaata, ma ei tea, mis telekas toimub, aga raadios ma olen kõige rohkem kuulnud Isamaa reklaame ja minu jaoks on see nii naljakas, et kogu nende reklaami sisu oli see, et teha maha teisi. Ära vali Kaljuranda, sest sellega sa valid sotse ja ma ei mäleta, mis surm sellega saabus. Ära vali Paetit, sest sellega sa toetad rehve ja siis sellega sa toetad automaksu või igasuguseid makse, midiganes. Ühesõnaga kõik oli nagu teiste mahategemine. Minu jaoks oli naljakas, sest 10 aastat tagasi veel ma ei mäleta sellist asja Eesti poliitmaastikult. Ma mäletan seda, et kui mina aastal 2014-2015 ma olin USAs õppimas aastakese ja ma mäletan ühte hommikut ühes New Orleansi hotellis, kus telekas käis ja sealt tuli reklaam ja see polnud veel mitte niisama mingi valimine, see oli kohtunike valimine. USAs paljudes osariikides valitakse rahva poolt kohtunikke ja nende valimisreklaamide keskne ja läbiv stiil on see, et enda põhimõtete promomise asemel kogu reklaami sisu on lihtsalt kellegi maha tegemine. Reaalselt kujutatakse teisi kandidaate kui mingeid potentsiaalseid või isegi täiesti kriminaale. Selline täielik materdamise stiil. Troy King and liberal Democrats. Spreading fake news and lacking basic civility. Character matters. Rick Pate was accused by his wife of committing violence against her. Ja ma mäletan, tookord istusin, ma olin 24, siis vist, ma olin 24, istusin seal hommikusöögilaua taga, ma mõtlesin, hea, et meil Eestis sellist pornot ei ole. Aga nüüd natuke on ja võib-olla oli toona ka, võib-olla ma lihtsalt ei mäleta, ma ei tea, vanemad inimesed võivad mulle öelda, et kas enne aastat 2010 näiteks oli Eesti poliitmaastikul sellist teineteise mahategemise reklaamitaktikat või mitte, mina niimoodi ei mäletan, sest see USA valimisreklaamide stiil täiesti šokeeris mind. Nagu öeldud, neid naljakaid reklaame oli veel, enamus reklaamide viga on see, et nad on igavad, nad on lihtsalt igavad, nad ei köida tähelepanu. Aga millegipärast söötis mulle YouTube kõige rohkem ette just seda Malmsteni, päris naljakas oli vaadata, kuidas ta kehastas siin erinevaid Eesti kuulsaid inimesi. Mina olen Marko. Kelly. Mannublu. Näpp! Aga teine inimene, keda YouTube mulle kogu aeg ette söötis nende reklaamidega, oli Lukas Kristjan Ilves. Julge, kindel Lukas. Mina teda ei tunne, mina temaga vahetult kokku puutunud ei ole, aga millegipärast nagu kõhutunne ei ole õige. Ma ei oska öelda, miks, siin ei ole midagi ratsionaalselt, lihtsalt kõhutunne. Ja ma ei tea, miks mulle YouTube kogu aeg tema reklaami ette söötis, sest see reklaam ise oli ka jumala veider. See algab sellega, et ta näitab Yana Toomi pilti ja ütleb, et kas sa tahad valida kedagi, kellel on Euroopa kogemust. Kas Euroopasse kandideerib mõni inimene, kellel on Brüsseli kogemust? Ja mu esimene mõte on, miks sa Yana Toomi promod kahtlane? Nooruslikku energiat. Ma palun vabandust, ma ei tunne ära seda inimest, mul ei tule ta nimi pähe, aga see on meesterahvas halli habemega, mis on kuidagi naljakas, et tema on nüüd see näide noorusliku energia kohta. Okei, energia on midagi muud kui füüsiline välimus, et ma ei tea, võib-olla see inimene siin pildil on energeetiliselt väga nooruslik või midagi, aga lihtsalt see halli habeme näide on naljakas. Ja ka Lukas Kristjan Ilvese noorusliku energia osas lihtsalt jällegi energia on teine asi kui füüsis ja vanus, aga ta on 36, nagu okei, sa oled võib-olla nooruslikku võrreldes mingite saksa poliitikutega, aga ma ei tea, kas nooruslik energia on nagu see, mis on asi, mille pärast peaks kedagi kuskile valima. Kas Euroopasse kandideerib mõni inimene, kellel on Brüsseli kogemust, nooruslikku energiat ning kes seisab euroopalike väärtuste eest? Jah, mina, Lukas Ilves. Julge, kindel Lukas. See on kuidagi nii häiriv. Jah, mina. It's me, Mario! Ühesõnaga, jah, ma ei tea, see reklaam on lihtsalt kuidagi nii... Ma ei tea, miks see reklaam ei meeldi mulle üldse. Ja muud reklaamid, mis ma nägin juhuslikult, olid lihtsalt igavad. Näiteks Kaja Kallase reklaam ei ütle mulle absoluutselt mitte midagi
selle kohta, mille või kelle eest ta seisab või isegi kelle või mille vastu ta seisab. Mitte kunagi ei ole Euroopa Parlamenti valitud keerulisemal ajal kui praegu. Nende inimeste põhimõtted, keda valitakse, on äärmiselt olulised. Raskes julgeolekuolukorras on peamine, et inimesed, kes Euroopa Parlamendis otsuseid teevad, seisaksid päriselt ka Eesti ja Euroopa väärtuste eest. Aga mis need on? Mis on Eesti ja Euroopa väärtused? Endise reformi valijana ma olen päris segaduses selle osas, et mis on reformi väärtused, aga selleni ma veel jõuan. Ühesõnaga, Kallase reklaam ei ütle mulle mitte midagi selle kohta, mille või kelle eest ta täpsemalt seisab. Siit võib välja lugeda selle Ukraina sõjateemalisi küsimusi, et kes piisavalt Eesti ja Euroopa julgeoleku eest seisab. Okei, aga see on ka nii ridade vahel ja see on nii igav reklaam ja see on nagu milleks? Iga teine teismeline suudaks tänapäeval toota oma telefoniga parema reklaami kui see asi siin, mille eest keegi maksis siis veel, et seda siin YouTube'is kajastada. Ja kuigi ma ise küll valisin parempoolseid, siis ka parempoolsete reklaam ainus, mis mulle internetis ette tuli, ei olnud nagu kõige parem, selles suhtes, et oli väga igav, aga vähemalt plusspoole pealt võrreldes näiteks Kaja Kallase reklaamiga tuli siit reklaamist selgelt välja, et mille eest see konkreetne kandidaat seisab või mis on tema tugev külg või mis on tema teema. Annela Anger-Kraavi, tark ja julge naine. Rahvusvaheliselt tuntud Eesti teadlane Cambridge'i ülikoolis Inglismaal. Annela on töötanud Euroopa Liidu kliimamuutuste läbirääkijana ning nõustanud eksperdina mitmete riikide valitsusi ja ÜRO-d. Täna on vaja Annelat Euroopale, et kaitsta Eesti huve ja seista sellise kliimapoliitika eest, mis arvestab Eesti majandusega. Teadlasena tean, kuidas panna kliima ja majanduskasvu eesmärgid teineteist toetama. Sellest oleks pidanud see reklaam alustama, ütlema kohe, et ta seisab selle kahe väärtusest, eks Eesti majandus. Oluline kõigi eestlaste jaoks, kliimamuutused, oluline teema paljude eestlaste jaoks. Alusta juba sellest, mis on sulle oluline, ära alusta sellest, et on tark ja julge naine, sest nagu neid on meil jalaga segada Eestimaal õnneks, väga tore. Oleks nad alustanud konkreetselt sellest teemast, et mis ta sisuline nagu tugev pool on või mille eest ta seisab, see oleks parem olnud. Aga jällegi parem kui Kallase reklaam, mis ei öelnud mulle mitte midagi Kallase väärtuste kohta. Ja kõvasti parem kui Lukas Kristjan Ilvese reklaam, mis lihtsalt oli minu jaoks. Jah, mina Lukas Ilves. Aga see selleks, igatahes mina eile läksin, tegin oma valiku ära, tee ka sina, eks ikka oma maailmavaadete ja sisetunde, kõhutunde, mis iganes tunde järgi. Mina teadsin juba ette, et tõenäoliselt langeb mu valik parempoolsete kasuks. Mõni aeg tagasi magasin kanalil, selgitasin oma poliitilisi kalduvusi, panen viite siia. Ma tegin seda sellepärast, et teatud teemadel videod tõmbasid ligi teatud äärmusliku kontingendi ja ma tundsin kuidagi vajadust välja öelda selgelt, mis mõned minu põhimõttelised vaated on, et ei tekiks mingit ootust, et see on mingisugune Kaja Kallase vastane kanal. Ei, see kanal ei ole Kaja Kallase vastane kanal. Mulle lihtsalt ei meeldinud teatud sõnavõtud meie peaministri poolt, teatud käitumine, teatud suhtumine ei meeldinud mulle ja ma ütlesin teda, see ei tähenda, et ma vihkan teda, see ei tähenda, et minu arust on okei teda kakaks kutsuda. Ühesõnaga, ma ei ole kellegi vastu tuli hingeliselt, aga tundub, et praegusel poliitmaastikul on parempoolsed minu jaoks kõige sobivam valik. Igaks juhuks ja sportlikust huvist läksin ka Delfisse ja proovisin nende valimismootorit ja kui ma olin kõik küsimused läbi käinud, siis terve esiots nimekirjast oli puhtalt oranž, kõik parempoolsed, kõik olid parempoolsed. See oli vist võib-olla mingi üksik Eesti 200 tegelane, siis olid mõned IRL-i tegelased ja kus juures täiesti taha jäid Reformi omad ja nüüd üksikult, mis oli minu jaoks väga üllatav, sest esimese veerandi oma eelduslikult 100-aastasest elust ma valisin Reformi ja tänaseks tundub, et meie teed on lahku läinud. Parempoolsetest tuli minu jaoks number 1, kellega oli kokkulangevus vastuste osas 85%, üks naisterahvast ettevõtja ja lugesin tema kohta, tema sõnavõtte ja tundus igati sümpaatne. Muidugi loll, nagu ma olin sel hetkel, ma ei lugenud enne läbi seda mandaatide jagamise korda ehk kuidas kes pääseb erakondadest Euroopa Parlamenti, et kas ma annan hääle erakonnale või ma annan hääle kandidaadile. Mul läks täiesti sassi, mul oli kuidagi meeles, et see on nagu üksikisikuga seotud, või selle konkreetse isikuga, tuleb välja, et ongi, aga siis sel hetkel ma hakkasin endast kahtlema, mõtlesin, ei, aga äkki on ikkagi nagu see erakonnaga seotud, mis on ka tõsi, on ka erakonnaga seotud, aga kui ma alguses tahtsin valida seda naissoost ettevõtjat, sest meil oli kõige suurem kokkulangevus nende küsimustega ja ta tundus mulle igati sümpaatne ja asjalik, siis ma mõtlesin, igaks juhuks võtan selle kuulsama nime, järgmine nimi oli minu nimekirjas Lavly Perling ja kuna ta on parempoolsete esinaine, siis mõtlesin, et okei, igaks juhuks parem hääletan Lavly Perlingu poolt. Küll aga nüüd, kui ma hiljem õhtul abikaasaga arutasin, et kuidas ikkagi on Euroopa Parlamendi valimistel, ma kumbki polnud kindlad, et kas seal nagu loeb see erakonna nimekiri või loeb see, palju üksikisik hääli saab, siis vastus on, et mõnes mõttes mõlemad selles suhtes erakond paneb oma nimekirja välja, aga see, kes sealt nimekirjast
saab, kui erakond saab mandaate, see läheb häälte arvu järgi ja see on oluline erinevus näiteks Eesti Riigikogu valimistest ja kui ma lugesin nüüd selle korra kohta, siis ma mõtlesin, mida perset, miks me Riigikogu valimistel nii ei tee, miks on Riigikogu valimistel niimoodi, et mingisugune piiratud grupp kodanike erakonnas valib siis ära, et kes nende ladvikust saab, kuigi neil on võib-olla tagapool paremaid inimesi, kes saavad rohkem hääli. Aga Euroopa Parlamendi valimistel loeb ikkagi erakonna nimekirja siseselt lõpuks see, kes sai rohkem hääli. Erakond paneb oma nimekirja välja, mis iganes järjestuses, aga lõpuks loeb see, kui palju hääli sai ikkagi konkreetne kandidaat. Nii et on hea võimalus siin ikkagi, kui sul on kindel erakond, keda sa pooldad, siis selle nimekirja siseselt valida ikkagi enda jaoks kõige sümpaatsem tegelane. Mina ei kahetse, et ma nüüd parempoolsetest valisin Lavly Perlingu, mitte siis sealt ühe ettevõtja ja see on minu jaoks kahe teraga mõõks, see ettevõtja versus jurist valimine, et ühtepidi see, millega Euroopa Parlament tegeleb, kõik need õigusaktid ja paberimajandus, mis sealt läbi käib, see on ju totaalne porno, see on porno isegi praktiseerivale juristile, advokaadile, see on julmalt keeruline maailm, et ühtepidi nagu juristil on seal eelis, kuigi Lavly Perling on karistusõiguse maailmast pärit ja karistusõigus päris sellisel tasandil seda pornot läbi ei tee tavaliselt, nagu muud eluvaldkonnad, kus on see Euroopa Liidu õigus täitsa hulluks läinud, aga ikkagi, et tal on teatud eelised, on rohkem tõenäoliselt harjunud sellise jamaga, kui võrrelda nüüd ettevõtjaga, kes võib-olla tegeleb praktilisemate asjadega päevast päeva. Samas jällegi, kumb oli enne kana või muna, et kust otsast seda probleemi lahendama hakata, et kui asjad kisuvad liiga keeruliseks Euroopa Liidu seadusandluse tasandil, siis kas sa saadad sinna juriste juurde, kes saaks sellest keerulisest asjast võib-olla paremini aru või sa just väldid juriste sinna saatmist, et need asjad loodetavasti muutuksid vähem keeruliseks, ma ei tea. Aga sellised mõttekäigud mu peast läbi käisid, lõpuks ma mõtlesin, okei, Lavly Perling on mulle seni olnud sümpaatne, ta on minu poolt soositud erakonna esinaine, las ta jääda. Aga see ei tähenda, et nüüd minu vaated kõik üks ühele, eks ole, kokku läheksid parempoolsetega. Vaatasin siin ka Delfi valimismootori juures igat küsimust eraldi, et mida siis üks või teine erakond on vastanud nende küsimuste juures. Valikud väitega siis nõustumisel või mitte nõustumisel olid täiesti nõus, pigem olen nõus, nõustun osaliselt, pigem ei ole nõus, ei ole üldse nõus. 5 punkti skaala, eks ole. 1 on siis ei ole nõus ja 5 on olen nõus. Esimene väide on Euroopa Liit peaks võtma vähemalt 100 miljardit eurot laenu, et parandada oma kaitsevõimet. Ma ei mäleta, mida ma täpselt vastasin, kas pigem nõus või see keskmine, sellepärast et ühelt poolt kaitsevõimet peaks parandama minu hinnangul. Ma leian, et kaitsevõime ei tohiks olla üleliia sõltuv teistest maailma jõududest, eriti pidades silmas, et nende teiste maailma juhtivate jõudude eesotsa võidakse valida lausidioote, siis nagu väga ei tahaks nendest tüüpidest sõltuda. Teisalt ma ei tea, kas see 100 miljardi euro laenu võtmine on nüüd see kõige parem valik või see kõige parem lahendus. Ehk minu jaoks see väide oli siin juba selline kahekihiline, et okei, parandada kaitsevõimet ja võtta 100 miljardit eurot laenu, ma ei tea, ei ole majandusinimene, ei adu piisavalt hästi, nii et ma kindlasti ei pannud siin täiesti nõus, midagi sealt allapoole ma panin, ma vaatan parempoolsed on siin ka 2,9 ehk kuskil seal keskel. Ma ei hakka neid kõiki küsimusi üksipulgidega läbi käima, sest selle pole mõtet, aga siin mõni asi mind üllatas, näiteks väide number 2 oli, et suuta täita enda kohustusi ja ülesandeid peaksid liikmesriigid leidma Euroopa Liidule uue iseseisva tuluallika, näiteks kehtestama uue üleliidulise maksu. Kõige rohkem poolt olid sotsid, 3,9 siin 5 punkti skaalal. Mina vaatasin seda, mõtlesin, mida perset, ütlesin, ei ole nõus. Õnneks parempoolsed ka ei ole nõus, juhlikult, ka EKRE ei ole nõus. Eestlasena, ma ei kujuta ette, kuidas sa saad eestlasena öelda, et jaa, veel makse, meie maksukoormus, see, et meil ka käibemaksu tõsteti, eks, rahval on niikuinii raske, nendel, kes alla keskmise teenivad, on niikuinii elu läinud täiesti võimatult kalliks viimastel aastatel. Inflatsioon on olnud pöörane, mitte ainult inflatsioon, vaid ka hinnatõus sõltumata inflatsioonist, see on täiesti ajuvaba olnud. Kuidas keegi võiks arvata, et võiks kehtestada veel makse, mulle pähe ei mahu. Eriti pidades silmas, ma olen nii palju seda käibemaksu teemat enda jaoks mõelnud, kuidas aastaid tagasi, võib-olla 10 aastat tagasi mäletan, olime Portugali reisil, käisime toidupoes ja siis vaatasin tšekki, mis asja, hügieenitooted näiteks, naiste hügieenitooted, käibemaks oli, ma ei mäleta, kas see mingi 10% või vähem, ta ei olnud see täislaks. Nii paljud asjad olid, käibemaks oli palju madalam. Ma tean, selle peale paljud teist ütlevad, et mis vahet seal on, et kui käibemaks oleks nüüd sul tampooni pealt 10%, mitte 22%, ega kaupmees võtaks need sendid endale. Võib-olla, või pigem tõenäoliselt Eesti kaupmees võtaks need sendid endale, aga küsimus on põhimõttes, et iga sammu pealt, mis me Eestis teeme, iga hingetõmbe pealt sisult me maksame riigile 22%, iga kord, kui ma peldikus vett peale lasen, riik saab 22% sellest, rääkimata sellest, et mingeid asju ma maksan riigiettevõttele, kust riik saab 22% maksu, pluss riigiettevõte saab kasumimarginaali ehk riik saab veel divikat. Kui eesmärk on riigi rahakoti täitmine, tehke see kuradi pangamaks, mis iganes maksud te tahate teha suurettevõtetele. Kui küsimus on elukalliduse taseme
normis hoidmises, siis palun lõpetage see maksude jama ära. Teeks näiteks selle eluasemelaenu süsteemi veidi sotsiaalsemaks. Kaotaks selle pankade porno sealt ära, et kui Euribor tõuseb kuskile kosmosesse, siis kõik on põhimõtteliselt ühe jalaga oma kodudest juba välja visatud. Teeks selliseid asju või midagi, aga siin, et mõned kodanikud sotsid arvavad, et teeks veel ühe üle-euroopalise maksu, siis nagu ma ei saa aru. Eks siin oli igasuguseid huvitavaid neid väiteid veel, näiteks väide number 7 Viktor Orbani juhitavalt Ungarilt, mis pidevalt pidurdab Ukraina abistamist ja läheb Euroopa Liidu alusväärtustega vastuollu, tuleks võtta Euroopa Liidu nõukogus hääletamise õigus. Siin õnneks olen uhke, parempoolsed on siin 4,2 5 punkti skaalal nõus sellega, mina olen ka nõus. Mõnes mõttes mingi oht siin on, eks ole, kellelt ja millal hakatakse nüüd hääletamisõigust ära võtma, pidades silmas, et Orban konkreetselt toetab režiimi teisel pool meie idapiiri ja seeläbi ohustab ka meie julgeolekut, siis ma ei näe, kuidas keegi saaks olla päriselt eestlane ja samas toetada Orbanit ja sellega seotud ka järgmine väide, näiteks Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid kaotada mõnes küsimuses ühehäälsuse nõude, see tähendaks, et vetoõiguse kaotaks näiteks Ungari, aga ka Eesti. Siin on juba ka see parempoolsete vastuse punkt allpool, siin on 3,2, kui enne Orbani küsimuses oli 4,2, et siin on jällegi see, ma ei tea, mis on eestikeelne vaste väljendile, slippery slope, aga nagu selline libe tee ehk kui sa nagu väikse sammu teed, hästi väikse liigutse, on risk, et see libiseb jalg täitsa alt ära, eks. Et okei, mõnes küsimuses kaotame ära, aga mida see Eesti jaoks tähendab? Sest ühehäälsus on väikeriigi jaoks nagu Eesti tegelikult väga oluline asi. Aga Venemaa toetamine praeguses olustikus ja Orbani näide on selline konkreetne porno, kus võiks üheselt öelda, et ei. Kõige naljakam asi siin valimismootoris mõnes mõttes on väide number 9. Väide on, Euroopa Liit ei tee praegu kaugeltki piisavalt, et tegeleda lõuna poolt tulevate sisserändajate vooga. Võiks arvata, et EKRE punktid on siin 5, eks? Täiesti nõus. Ei, 5 kõige lähemal on parempoolsed 4,9-ga. EKRE on 4,1 ehk keegi EKRE-st arvab, et ikkagi Euroopa Liit teeb piisavalt, et tegeleda lõuna poolt tulevate migrantide sissevooga ja selle kohta on siin all siis pandud Delfi poolt kommentaar, et tundub, et mõni EKRE liige on teinud vastates näpuvea ja vastanud 1 olukorras, kus hoopis 5 tähendanuks EL-i tegutsemisega rahulolematust ehk tõenäoliselt keegi EKRE-lastest tegi lihtsalt vea, aga võib-olla on seal ka mingisugune salaagent kuskil peidus, kes hoopis neile vastu töötab seestpoolt, kes teab. Võib-olla siin veel 2 viimast väidet on sellised huvitavamad, et number 19 on, et suurendada Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet ja vähendada USA-st mahajäämist, tuleb suurendada Euroopa Liidu võimu majanduselu korraldamise ja järelevalve üle. Mina ei poolda enamat sekkumist Euroopa Liidu poolt, kes ta jälle pooldab, sotsid, parempoolsed ka ei poolda. Ja number 20, Euroopa Parlamendil peaks olema Euroopa Liidu poliitikas suurem võim kui praegu. Kõige rohkem poolt on rohelised, sotsid ja Eesti 200, aga see on 3,3, parempoolsed on 3,0. Et see on selline so-so. Üldjoontes on minu kui tavakodaniku suurim soov see, et Euroopa Parlamenti läheks eestlased, kes ühelt poolt seisavad Eesti huvide ja ka Euroopa ühiste huvide eest, mis puudutab kaitsevõimet, majandusvõimekust ja nii edasi ja ühise turu toimimist ja kõike seda, mis on Eesti kui väikeriigi jaoks olulised, aga teisalt, kes saaks ka aru, et liiga palju Euroopa Liitu ja liiga komplekssed süsteemid ja ka liiga keeruline seadusandlus olukorras, kus mõnes sektoris enam need inimesed, kes oma majandussektoris peaksid neid Euroopa Liidu nõudeid järgima, ei saa enam täpselt aru, mida peab tegema või kuidas miski toimub. See on halb, sest see lõhestab usaldust Euroopa Liidu vastu ja võib viia millegi Brexiti laadseni või veel hullema tulemini, ehk minu jaoks on oluline, need, kes sinna läheks, peaks ka silmas seda, et Euroopa Liitu kui institutsiooni tuleb ohjes hoida. Peame tagama, et ta teeniks nende riikide huve, mitte et ta ei elaks omaette elu ja teeniks iseenda huve või nende huve, kes seal kuskil tipus on. Ehk need 2 asja on minu arvates olulised ühitada ja ma loodan, et keegi parempoolsetest saab sinna ja ma loodan, et ta ka selliste väärtuste eest seal seisab. Ma ei hakka teilt küsima, kelle poolt teie hääletate, pole minu asi, peaasi, et me kõik ei muutu ükskõikseks selle suhtes, mis toimub. See oleks kõige kurvem tulem. Aitäh neile, kes lõpuni kuulasid. Järgmine video tõenäoliselt tuleb sel teemal, mis meediast on siin läbi käinud viimastel nädalatel, et maksuametil pidavat olema mingi kuri plaan hakata pangakontosid jälgima. Aga see pole tõsi. Sellise plaaniga nad ei ole välja käinud. Jälle on inimestele valetatud, aga räägime sellest juba järgmisel korral.